Mis on tahkisreleed ja kus neid kasutatakse? Kas oled kunagi mõelnud, kuidas peaaegu märkamatu väike elektrisignaal suudab käivitada hiiglasliku mootori või soojendada tööstuslikku ahju, mis tarbib tuhandeid vatte, ilma et sa kuuleksid isegi väikest klõpsu? Kuidas on võimalik juhtida raskeid masinaid sama õrnalt, nagu arvuti töötab hiireklõpsu, kuid nii, et lüliti sees ei liigu ükski füüsiline osa? Tänases videos sukeldume tahkisreleede maailma, mida tuntakse ingliskeelse lühendi SSR järgi – Solid State Relay. Kui oled kunagi avanud vana elektripaneeli, oled tõenäoliselt kuulnud seda iseloomulikku klõpsu iga kord, kui tuli süttis või mootor käivitus. Aga miks see heli kaob tänapäeva tehastest ja seadnetest? Mis muutus selles, kuidas me elektrit juhime, et saaksime loobuda liikuvatest osadest? Et sellest aru saada, peame mõistma, et inseneritöö otsib pidevalt tõhusust ja vastupidavust ning tahkisrelee on selle arengutee tipp elektrivõimsuse juhtimisel. Aga enne kui räägime tänapäevasest tehnoloogiast, kas sa tead, millal see lugu alguse sai? Uskumatu, kuid kuigi see tundub tuleviku tehnoloogiana, leiutati tahkisreleed juba 1971 aastal ettevõtte Cridon Controls poolt. Tol ajal sõltus maailm peaaegu täielikult elektromehaanilistest releedest, mis töötavad nagu elektromagnetiga juhitavad lülitid. Kujutage ette väikest mähist, mis saab energiat, tekitab magnetvälja ja tõmbab metallist hoova kontakti sulgemiseks. Väga lihtne, kas pole? Aga mis oleks, kui ma ütleksin sulle, et see füüsiline liikumine, olgu see kui väike tahes, on elektrisüsteemi pikaajalisuse suurim vahendane? Just nimelt selle tõrkeallika kõrvaldamiseks otsisid Cridoni insenerid lahendust, mis põhineks täielikult pooljuhtidel. Suur küsimus, mis nüüd tekib, on järgmine. Kui füüsilist kangi ei liigu, siis kuidas suudab relee vooluringi sulgeda ja lasta voolul läbi minna? Vastus peitub pooljuhtide füüsikas. Erinevalt traditsioonilisest releest kasutab SSR komponente nagu triaagid, türistorid või MOSFETid. Kujutage neid komponente ette kui elektroonilisi väravaid, mis avanevad ainult siis, kui nad saavad väga konkreetse käsu. Aga siin tuleb mängu üks põnev inseneritehniline detail. Kuidas tagada, et kõrge pinge, mida juhitakse, ei lekiks tagasi arvutisse või andurisse, mis saadab käsku? Kui oleks olemas füüsiline otsene ühendus, võiks koormuse lühis hetkega kogu juhtimiselektroonika läbi kõrvetada. Kuidas insenerid selle turvaprobleemi siis lahendasid? Lahendus on elegantne ja kasutab valguse sõnumitoojana, kasutades komponenti nimega optoerealdaja. Tahkisrelee sees süütab teie kontrollerist tulev väikese võimsusega signaal sees oleva väikese LED-i. Teisel pool, sama kapsli sees, on valgustundlik andur, mis näeb seda valgust ja selle tuvastamisel võimaldab põhivoolul voolata võimsus pooljuhtide kaudu. Sisendi ja väljundi vahel pole juhtmeid, on vaid valguskiir, mis läbib tillukest vahet. See loob selle, mida nimetame galvaaniliseks isolatsiooniks. Seetõttu saad juhtida 220 voldist soojendit, mille võimsus on tuhandeid vatte, kasutades vaid 5-voldise USB-boardi energiat täiesti turvaliselt. Kas suudad ette kujutada, millise kaitsetaseme see automaatikasüsteemidele annab? Nüüd sa ilmselt mõtled, kui SSR on nii hämmastav, miks me siis ikka veel kasutame neid vanu klõpsuga reliisid? Et sellest aru saada, peame neid kahte tehnoloogiat võrdlema. Elektromehaaniline relee on nagu Volkswagen põrnikas. Tugev, odav ja lihtne mõista, aga see kulub ajapikku ära. Iga kord, kui metallkontaktid puudutavad või eralduvad, tekib väike säde, mida nimetatakse elektrikaareks. Aja jooksul see säde söestab metalli, suurendab takistust ning lõpuks kas keevitab kontaktid kokku või takistab voolu läbipääsu. Tahkisrele puhul, kuna sellel ei ole liikuvaid osi, ei teki sädet, ei esine mehaanilist kulumist ning see suudab sisse ja välja lülituda miljoneid kordi ilma jõudust kaotamata. Aga kas see on täiuslik igas olukorras?
Oluline punkt, mida peame mõistma, on energiatõhusus ja soojus. Tahkisreleedes pakuvad pooljuhid elektrivoolu läbimisel väikest takistust. Kuigi see on väike, tekitab kõrge voolu läbimisel see takistus soojust. Seetõttu, kui te vaatate SSR-i tööstuses, on see peaaegu alati paivaldatud alumiiniumist detailile, mis on täis ribisid ja mida nimetatakse jahutusradiaatoriks. Ilma selle jahutusradiaatorita võiks komponent üle kuumeneda ja rikki minna. Nii et kui elektromehaanilist releed piirab kiirus ja kulumine, siis tahkisreleed piirab peamiselt selle võime soojust hajutada. Nüüd, millist neist piirangutest arvad, et on inseneriprojektis lihtsam hallata? Erinevaid SSR mudeleid on erinevate vajaduste jaoks ning liige valimine on ülioluline. Meil on VA mudelid, kus vahelduvvoolu signaal juhib samuti vahelduvvoolu koormust. Alalisvoolu mudelid, mis sobivad ideaalselt akusüsteemide ja digitaalelektroonika jaoks ning vahelduvvoolu alalisvoolu mudelid. Lisaks on mõnel SSR-il suurepärane omadus, mida nimetatakse nullpunkti ületamiseks ehk nullsiirdeks. Kujuta ette, et vahelduvvoolu laine tõuseb ja langeb 60 korda sekundis. Tahkisrele ootab nutikalt täpselt seda hetke, mil pinge läbib nullpunkti, et koormus sisse lülitada. See väldib energiapiike ja elektromagnetilist müra, mis võiks segada teisi seadmeid. Kas oled märganud, kuidas mõned tuled vilguvad või seadmed teevad müra, kui läheduses mootor käivitub? Nullpunkti ületamisega SSR kõrvaldab selle probleemi peaaegu täielikult. Aga kus me neid komponente praktikas näeme? Rakendused on väga laialdased ja need on sulle palju lähemal, kui arvad. Tööstuses on need olulised ahjude ja plastivalumasinate temperatuuri juhtimisel. Kuna need protsessid nõuavad, et küttekeha lülituks pidevalt sisse ja välja, et hoida täpset temperatuuri, kestaks mehaaniline relee vaid mõne päeva enne, kui see katki läheks. Samas kui SSR töötab aastaid. Koduses automaatikas võimaldavad need lampidel sujuvalt ja vaikselt hämarduda. Isegi kõrge täpsusega 3D printerites kasutatakse tahkisreleesid laua kütmise juhtimiseks, tagades, et temperatuur ei kõiguks printimise ajal mitte 1 kraadi võrra. Ilma selle reageerimiskiiruseta oleks tänapäevane tootmistäpsus võimatu. Ma ostsin selle tahkisrelee elektrikerise juhtimiseks ja mul oli vaja, et see oleks vastupidav, suudaks sujuvalt sisse ja välja lülituda, kõik koduautomaatika jaoks. See on nagu ma tahaksin duši sisse ja välja lülitada telefoni kaudu. Paljud soovitasid kasutada teist seadet, mida nimetatakse kontaktoriks. Aga nagu tavaline relee, kasutab ka see elektromehaanilist süsteemi. Ja see süsteem põletas mu automaatikasüsteemi läbi, kuna see oli väga tundlik sisse ja välja lülitamise suhtes. Turvalisuse mõttes pakub tahkisrelee ohtlikes keskkondades ületamatuid eeliseid. Kuna sees ei teki sisemisi sädemeid, sobivad need ideaalselt kasutamiseks kohtades, kus on tuleohtlikke gaase või põlevat tolmu, sest tavalise relee säde võiks seal põhjustada plahvatuse. Lisaks on vaikne töö suur eelis haiglates, salvestusstuudiotes või kontorites, kus pidev klõpsumine oleks vastuvõetamatult häiriv. Kui oled siiani jõudnud ja sulle meeldis video, siis kindlasti telli kanal, kui sa pole veel tellinud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ja olla meie videotes meeles peetud. Ja kui oled uudishimulik ja tahad rohkem teada kursuste kohta, mida soovitame, siis kasutasin kõrval olevat QR-koodi või lingi video kirjelduses, et saada ligipääs mitmetele võimalustele arendada erinevaid oskusi, mis annavad sinu karjäärile eelise. Aga sina, kas sa juba teadsid tavalise relee ja tahkisrelee erinevust? Kas sul on kunagi olnud probleeme seadmetega, mis lakkasid töötamast mehaanilise relee kulumise tõttu? Jäta siia kommentaaridesse oma kogemus või kui oled näinud selliseid hiiglaslikke jahudeid mõnes SSR-i kasutavas seadmes. Siinsamas kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui soovid meid toetada, pane videole like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi kõik inseneeria huvilised. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.